Täna on siis umbes 15-16 aasta vanuste luksusautode test. Oma aja maailma ühed parimad autod, mida üldse sai ja mis maksid nagu tänagi samasugused autod uuena maksavad väga palju. Ehk et üldiselt hinnad hakkasid kuskil 100 000 juures, 100 000 euro juurest ja mõni auto siin meie testis maksis uuena ka ligi 130 000 eurot. BMW on meil praegu testis kõige võimsama mootoriga, 270 kilovatti ja siin on seda võimsust ikka tunda. Et kui vajutada, siis on ikka täitsa noor sportauto, et ikka väga-väga hästi läheb. Võrreldes BMW-ga on selgelt tegemist ikkagi aeglasema autoga. Aga mis Mercedese puhul nagu kindlasti kiita võib, on see õhkvedustus Airmatic. Et kui selle mugavusseadele panna, siis see auto ületab tõesti ka kehva teed ikka väga mõnusalt. Audi on meil 3,7 liitrise mootoriga ja koos Mercedesega siis nelikvioline. Ehkki töömahtu on Audil märksa vähem kui siin teistel, siis võimsust on võrreldavalt enamikuga. Ja minek on tal näiteks innukam ikkagi kui Mercedesele. Lincoln Town Car, kõige suurem nendest ja kui me enne rääkisime hindadest, siis üllatavalt odav tegelikult. Kui teiste hinnad algasid seal orienteerivalt 100 000 euro juures, siis see oli peaaegu et pool odavam. Sõidutunne on see üsna omapärane, et nagu võib-olla veel vanemalt Ameerika autolt tootaks selliselt suurelt, et hästi õõtsuv ja rahulik ja ega juhitavust eriti rääkida ei saa, et kõiksugused võrdlused laevadega on nagu täitsa õigustatud, et sellist sõidukogemust ei ole päris ammu nagu olnud, teab hoopis teistmoodi auto. Võistleja ida poolt ehk Lexus, kes siin 80 lõpus tuli LS-iga, tegi Ameerika turul nagu mõne aastaga puhta töö ja tegelikult ongi neile väga väärikas konkurent, ehk Euroopast ei ole kunagi võrreldavalt populaarsust saavutanud. Lexus, mis eeliseks on see, et ta on tõesti vaikne auto, et omal ajal isegi Saksa ajakirjanikud panid ühe artikli pealkirjaks, et maailma kõige vaiksem auto. Nad sõidavad ikkagi tänase päevani väga hästi ja kui sa istud tänasest väikekeskklassi autost näiteks siin ükskõik millisesse neist, siis ta on hästi mugav, hästi vaikne, sõidab rahulikult, samas kui gaasi vajutada, siis võimsust on palju, et igal juhul on nad tänaselgi päeval muljet avaldavad autod.